Kala kõlab hästi, Eesti ringkäik jätkub. Me oleme tulnud Juminda poolsaarelt natukene rohkem kui 200 kilomeetrit edasi ja seda ida poole. Minu selja taga on Peipsi järv ning kui me seni oleme püüdnud kala koos kutselistega, siis täna läheb püük sportlikuks. Harrastuskalurite üks lemmikkalu Peipsi järvest on ahven ja ahvenat täna püüdma asumegi. Kala kõlab hästi, Eesti ringkäik jätkub. Me oleme tulnud Juminda poolsaarelt natukene rohkem kui 200 kilomeetrit edasi ja seda ida poole. Minu selja taga on Peipsi järv ning kui me seni oleme püüdnud kala koos kutselistega, siis täna läheb püük sportlikuks. Harrastuskalurite üks lemmikkalu Peipsi järvest on ahven ja ahvenat täna püüdma asumegi. Aga nüüd on see juhtunud. Ma tunnen ennast väga uhkena, kui Kalev Kruus, selline kalakorufee, mind kalameheks juba kutsub, siis ma ikka vist olengi kalamees juba peaaegu. Täna siis Peipsile ahvenatsa kutsusid püüdma. Me oleme septembri lõpp, oktoobri algus. On see ahvenapüügiks Peipsile okei aeg või juba natuke hilja? No veits natuke hilja võib olla. Et tegelikult ma arvan, et augusti lõpp kuni septembri keskpaik on siuke kõige parem aeg, et ma mäletan, kui esimest korda mind sõber siia tõi ja ma järvede pealt püüad ikka ühe kaupa niimoodi, võib-olla saab, aga kui siit ikka viskad ja saad 3 kaupa ja iga vise on 3 kaupa, siis kuidagi minu jaoks on nii ebareaalne see tunne, et saab näha. Võtame täna esialgu, proovime kas või ühe kaupa, et vaatame selle Peipsi ahvena üle, lähme peale, muidu läheb pimedaks. Teeme nii. Tavai. Nii, Ain, kui kaua tavaliselt läheb? No tegelikult on niimoodi, et Peipsil on, kui kala on, siis on põhimõtteliselt kohe laksti olemas. Hea märk on alati siis, kui kajaloodil ka midagi lubab ja kui korra üle käid sealt ja võttu on, siis on ka olukordi, kus kajalood justkui näitab kraami ja kala on ju, aga päeva lõpuks suu on kinni ja kala ei võta. Paljude selliste harrastuskalurite rekordahvenad tegelikult ongi Peipsist pärit. Ja minul ka, kes ma tegelikult Peipsil võib-olla olen üldse elus, praegu ma arvan 4.-5. korda, aga esimene või teine käik õnnestus saada mul siis kohe oma rekord, siiani püsiv rekord, 1 kilo 180 grammi. Ja sinu Peipsi rekord või üldse siis? Üldse rekord on Soomest ja 560 grammi kahjuks ainult. Üldiselt siin Peipsid on suurt ahvenat tegelikult ikkagi on ikka. Siin on näha siis praegu päris korralik kalaparv. Me oleme 5 meetri sügavusel, veetemperatuur 10. Nüüd see parv kaob siit ekraanilt ära, aga ta võiks mingi hetk äkki nüüd meie landi otsa joosta iseenesest. Nüüd on see parv kadunud. Ain, ole nüüd valmis. Olen valmis. Näe, ja kala tuleb. Tunnike. Ja ütlesime uude kohta. Esimese viskega ja kala on. Ja natuke kobedam juba, eks. Võtsime siis uue koha ja loomulikult ma läksin siis Aini vastu juhtima üldskooriga 3-1. Et nii nagu ikka Kaleviga, siis kõik lõpeb spordiga, eks ole, on ju. Et ega mul tuleb siin kala, eks. Tuleb või? Ja, tuleb. Aga see on väiksem ka, ma arvan. No, ma arvan, et ei ole. Siin on veel üks asi, kui tõesti kala on palju, siis on selline värk, et kui üks tuleb otsa, siis ei pea rapsima hakkama. Siis võib rahulikult edasi kerida, siis tuleb teine, tuleb kolmas ja näe, ongi tuu peal, näe, 2 tükki, kõmaki. Muidugi kõvasti väiksemad kui minu omad. Kalevi, nagu jutt oli õige, et ega tegelikult rabeleda ei maksa, kui sul on 3 rakendus, siis on teoorias võimalik ikkagi 3 kala saada korraga. Oled sa saanud 3 kala korraga? Mina või? Jaa. Me käisime siin sõbraga vast 6 aega tagasi ja ma arvan, et ma ei valeta, kui iga vise oli kala ja ma arvan, et iga 5. vise vast oli 3. No katsume, vaatame, 2 sa oled saanud, vaatame, kas täna saame 3. Annab. Ai, suured on siin. Püüa oma elektripostiga, sa ei saa. Elektripostiga, jah. Näe, vaata nüüd, paadi alt, vaata nüüd. Opa! See on juba ahvena moodi. Ja tuli ka otse paadi alt, aga tükk aega togis, nii et... Eks ta ajas taga võib-olla? Ajas taga ja väga ei tahtnud, aga lõpuks ma ta ikkagi ära meelitasin.
ei no see mölakas, mis mul oli, nagu sa nägid, on ju. See togis ka mitu korda. Mölakas. See 200-grammine mölakas. See 200-grammine mölakas, see togis mitu korda. Aga ahven on väga hea kala, on ju. Sulle ka maitseb või? No ikka. Et minu arust on ta üks parimaid siukseid valgeid kalasid koha kõrval, on ju. Et koha muidugi on õige parem. Mina ei tea, et koha parem oleks. Ikkagi... Kohafilee, ahvenafilee, miks kohafilee parem on? Ega ei teagi, jah. No lihtsalt kohafilee on ilmselt... Kala kõlab hästi, Eesti ringkäik jätkub. Me oleme tulnud Juminda poolsaarelt natukene... Kala kõlab hästi, Eesti ringkäik jätkub. Ahven on ikkagi Kala kõlab hästi. Kui ikkagi otse suitsuahjust tuleb või... Otse fileed, praed või sees, no kurat. Kala kõlab hästi, Eesti ringkäik jätkub. Me oleme tulnud Juminda poolsaarelt natukene rohkem kui 200 kilomeetrit edasi. Ida poole. Minu selja taga on Peipsi järv. Ning kui me seni oleme püüdnud kala koos kutseristega, siis ta paistab nagu läbi. Ta ei ole kõige suurem, aga ta on ilus. Kuigi Peipsil alammõõtu otseselt ei ole, siis loomulikult sellise ahvena me viskame tagasi. Et ta kasvaks suuremaks. Hops. Kalad otsas ja ail ka ja siit tuleb praegu opa. Oota kiivad. Pihta saab. Ilus põsita. Ühe korraga. Taheti 5 kala juurde. Tuues. Meie ahvena püük on kahjuks läbi ja me saame Aini ainult tänada, et ta kutsus meid Peipsile, sest ta näitas, et siin ahvenat on. Ja me küll päris jackpoti ei saanud, aga me ikkagi vähemalt leidsime selle parve üles ja tegelikult sai selle tunde kätte, mis tunne on Peipsil ahvenat püüda 2 kaupa või 3 kaupa. 3 kaupa sain mina, lepime kokku, eks? Ja kõige suurema sain ka mina. Jah, sest... Ütle jaa. Kalev sai seekord siis 3 kaupa ja sai ka suurema kui mina. Et see harv juhus täna juhtus tõesti. Aga nüüd me võtame ahvenad kaasa ja läheme teeme nendest süüa. Kalatoidud.ee on lehekülg, kus kindlasti on ka ahvena kohta retsepte. Aga meie teeme sellest ahvenast seekord suppi. Kala kõlab hästi, kutsub teid nüüd süüa tegema ja kuna me siiamaani oleme teinud selles toredas seikluses hästi selliseid lihtsaid, küll aga väga maitsvaid sööke ja oleme kasutanud kokkade abi, siis nüüd, kus me teeme keerulisemaid sööke, ma teen ise ahvenasuppi ja see supp on minu jaoks tegelikult märgilise tähendusega. Kunagi, kui ma olin väikene poiss, siis meie peres kala söödi alati hästi palju ja põhikala oligi siis haug ja ahven. Ema tegi meile siis ahvenasuppi ja võt ahvenasupp on küll selline asi, mis on käinud minuga kaasas lapsepõlvest saati kuni tänaseni. Seda suppi ma teen alati, kui ma ahvenat saan ja kui ahvenat on palju. Vahel praen ka, aga suppi ma ikkagi tahan saada päris tihti. Meil on Peipsilt püütud ahvenad. Ma võtsin siit suuremad välja, mis me saime ja pakun nii, et enam-vähem sellisest 5-6 ahvenast puljongi jaoks juba täitsa piisab. Kui on kala palju, nagu meil täpselt Peipsist oli, siis et lapsed just paremini sööks, ma fileerin ahvenad ära. Ahvena fileerimine iseenesest ei ole maailma kõige raskem töö. Nuga peab olema hea, eks. Praegu ma nagu puhastan, on ju, et siis ma nagu ei fileeriks seda ahvenat. Ja puhastamine supi jaoks ei ole ka väga keeruline. Tõmbate siia lõpustani lahti, mina võtan alati lõpuselt ka ära ja laksti sisikond välja. Ja põhimõtteliselt on see ahven nüüd valmis minema potti, et hakata keema. Teine võimalus, et kui kala on palju, nagu meil on, siis võtame ühe kala ja proovime selle ära fileerida. Kuidas see fileerimine käib? Ehk sa lähed siit uime tagant, raksad siia kuni selle selgrooni. Hea oleks, kui oleks kinnas ja siis mööda selgrooga tõmbad siit. Ei, nii, hops, üks külg ja teiselt poolt täpselt samamoodi. Siit lased luud minema ja põhimõtteliselt on sul ainult puhas filee ilma ühegi kondita olemas ja selle naha seal viskab muidugi minema. Hakkab peale. Kala läheb potti, 1, 2 ja paneme siis rootsu ka veel siia juurde.
ja lasen siia vee peale. Ahven läks meil tulele ja ma panen siia 2 tervet sibulat. Ma ei haki neid sibuleid ära, vaid ma panen tervet siia sisse ja nad jäävad siia keema põhimõtteliselt kuni lõpuni välja. Ja siis, mida ma alguses kohe ka kaasa panen natukene ahvenatele siia poti sisse seltsiks, on loorbeerilehed. Neid ka mitte palju, 2,5-3 tükki. Ja rohkem ma maitseaineid ei panegi alguses. Ja sellel on lihtne põhjus. Kui ma panen siia mingit terapipart või mingit sellist muud kammajaad, siis vahtu võttes kipub see terapipar kaasa tulema, et sellel ei ole mingit pointi. Tänapäeval öeldakse, et kartuli ja porgandi hakkimine on ka juba kunst. Ma siin natukene on juba hakkinud valmis, et ega ma ei tea, mis see õige on, aga üks on selge. Ära jätta kartulitükke liiga suureks sinna suppi sisse, sest et on olnud sööjaid, kes ütlevad, et ei ole väga maitsev, kui on liiga suured kartulitükid. Ja mis siis tegelikult nagu veel vaja alati siis on, et lisaks kalale, kartulile ja porgandile tilli ka, seda ma panen hiljem, koort ma panen ka hiljem sisse, soolapipart niikuinii, ega rohkem ei olegi. Aga üks asi, mida ma alati panen, mida mu ema ka pani juba kogu aeg ja paneb ka siiamaani. Väga paljud ei taha või nagu ütleme niimoodi, et miks on muna. Ehk et tegelikult ma panen siit munad nüüd praegu keema. Ja nüüd on selle suppi tegemise kõige tüütum osa, aga kõige üks olulisem ikkagi kahtlemata on see vahu võtmine. Et seda ikkagi nagu tuleb kalal kõvasti ja seda tuleb ikkagi hoolega ära võtta ka, et seda nagu ei jääks siia. No võtta nüüd polegi siis muud, et aeg-ajalt natuke vahtu võtta ja las puljong keeb ja kõik muu on meil valmis. Vahepeal võib telekast vutti vaadata. Nii, üübermoodsam liidi peal lähevad asjad väga kiiresti ja meil on tegelikult muna valmis. Munaga ei ole üldse mingit ohtu, et sa pead siin vaatama, et oleks poolpehme või pehme. Muna peab olema kõva ja lased ta lihtsalt korralikult keeda. Ja siis klassika ikka ehmatad ka mune on ju, et koor tuleks maha, siis on hea. Üli hästi tuleb koor maha. Ehk näitab, et muna on ikka väga hästi keedetud. Hops. Ei midagi fancy't, ei midagi peent. Väga kõik on väga lihtne. Võtan selle puljongi siit ja lasen läbi sõela. Kõik selle nimel, et saada võimalikult puhas puljong, et jälle lastele ei tuleks igasuguseid konte ja muid mudrusid sinna sisse. Pipra ma panin alles nüüd ja soola ka, kui on kõik see kala juba siit nii-öelda väljas, ehk et maitsestan seda puljongit ainult, siis on nagu vähe lihtsam. Natukene siis porgandit, hopsti. Porgandid on nüüd natuke kauem seal sees olnud ja kartulid ka ja las siis keevad. Kui läks kartul sisse, siis võtame need kalad ette ja teeme kaladest lihtsalt natukene väiksemad need fileetükid, et oleks suppi sees mugavam neid võtta. Ja siis ma panen neile soola ka peale. Mitte palju, aga veits panen, et päris vesimagedad ei oleks. Kartul ja porgand hakkavad looma. Ma panen kala ka järgi. Sutsti, lihtsalt niimoodi see sisse. Ja nüüd on siis käes see hetk, kus sa võid kogu selle tehtu, mis siiamaani on enam-vähem okei, võid nagu täitsa pekki keerata. See on siis vahukoore lisamine. Sa võid sellest teha nagu konkreetselt. Tule lõuna! Või sa teed sellest ikka koorese kalasuppi. Ma panen alguses surtsaka, lasen natukene aega tal siin nii-öelda olla ja maitsen. Nüüd läheb see muna. Ja muna muudab mängu, ma ütlen teile alati. Sa paned seda muna siia sisse natukene niimoodi. Segata läbi. Et samal ajal paned ka juurde tilli. Mõned ei söö tillis, ei pea panema, panen lihtsalt kõrvale. Aga kuna me sööme, siis ma panen tilli ka siia peale ära juba. Ja nüüd laseme vaikselt keema ja keeb natukene mingi 3-4-5 minutit. Isegi mitte nii palju. Ja see ongi valmis. Nüüd ta on siis olemas ja see ikkagi käib minuga kaasas aegade algusest peale kuni aegade lõpuni, see on selge. Aga minu soov oleks küll, et just ahvenasuppi, kodune kala, eks ole, meie vetest kõige lihtsam püüta kala üldse, et ka sellise kala suppi, just suppi,
oleks ka meie restoranis võimalik endale tellida. kalatoidud.ee loomulikult annavad ahvenatest väga erinevaid retsepte. Loodetavasti on seal ka üleval ahvenasupi retsept. Minu oma oli selline. Täpis. Saab üle.